Suur tänu. Me räägime siis virtuaalsest ekskursioonist kui tööriistast kultuuripärandi säilitamiseks. Kohe, kui algas Venemaa täiemahuline Ukraina invasioon, on sõda toonud hävingut mitte ainult inimeste eludele, vaid ka riigi kultuuripärandile. Ajavahemikus 24. veebruaris 2022 kuni detsembri lõpuni 2023 872 kultuuripärandit hävitati Ukrainas või kahjustati neid Venemaa agressiooni tõttu. Nendest 120 olid riikliku tähtsusega, 682 kohaliku tähtsusega ja 70 oli muud kultuurimälestist. Ja nüüd on nüüd numbri palju kõrgemad, siis kirikud, mis sajandeid on olnud palve, lootus ja looduspaigad, neid on tabanud pommitamine. Ainuüksi sõja esimesel aastal kannatas umbes 500 usulise tähtsuga ehitist, kirikud, vaimsed haridusasutused, erinevad palvekojad, usukogukonnad, sünagoogid ja nõnda edasi. Ja kõige rohkem kannatasid õigeusu kirikud. Usuvabaduse instituudi andmetel üle 143 neist kuulusid Ukraina õigeusu kirikusse, rõhutades hävitustöö ulatust ning ohtu riigi kultuurilisele ja vaimsele pärandile. Enem mõjutatud piirkond oli Donetsk, kus hävitati vähemalt 120 religioosset paika ja Luhansk, kus lammutati üle 70 pühapaiga. Lisaks Kiievi piirkonnas sai kannatada umbes 70 usulise tähtsuga hoonet ja samas kui Harkivi piirkonnas sai kannatada üle 50 hoone. Kahtlemata ei kahjusta see häving mitte ainult arhitektuuripärandit, vaid mõjutab sügavalt ka miljonite usklike vaimset elu, kelle jaoks kirikud on nende identiteedi ja kultuuri lahutamatu osa. Minu jaoks ei ole Ida-Ukraina õigeusu kirikud mitte ainult tuttavad ja kallid, vaid ka minu uurimustöö keskmeks. Olen töötanud väitekirja kallal pealkirjaga Ida-Ukraina õigeusu kirikute seinamaali programmid 20. sajandi lõpus, 21. sajandi alguses, kultuuriuuringute perspektiiv. Ja minu doktoriõppe kestis aastatel 2020 kuni 2024. Nüüd materjalide kogumine, kaasa arvatud fotodokumentatsioon, intervjuud preestrite ja ikoonimaalijatega. Seda esialgu takestas pandeemia ja hiljem ka sõjategevus. Ja sellegipoolest suutsin mõningaid andmed koguda. Ja viimase 3 sõja-aasta jooksul mõned minu poolt uuritud kirikud on kas täielikult või osaliselt hävinud või tõsiselt kahjustatud. Näiteks pühakud Boris ja Gleb kirik Tšasiv-Jaris, see on slaidil, siis Püha Neitsi Maarja sündimise kirik Nova Ekonomikis, siis Püha uinumiskloostri kirikud Mükilskis, Püha Basiliuse kirik, see on kirik Nova Ekonomikis enne sõda ja pärast sõda ja Vladimiri kirik Pokrovskis ja Jumalamaa ikoonikirik. Siin on ka Sviatohirsk Lavra. Ja monumentaalse maali uurimine kultuuriuuringute vaatenurgast erineb traditsioonilisest kultuuriajalisest analüüsist selle poolest, et keskendub vähem stiilile, tehnikale või materjalidele
ning rohkem semantilisele, sümboolsele ja ajaloolisele kultuurilisele tähtsusele. Ja selline lähenemine vaatleb seinamaalingut kui ajastu konteksti põhimõttud ideoloogiliste, religioossete, poliitiliste tähenduste edasiandmise vahendid, mitte lihtsalt kui kunstilist nähtust. Ja sellisteks uuringuteks võivad tervikliku pildi anda nii isiklikud fotomaterjalid kui ka kiriku veebisaididel saadaolevad pildid. Ja üks selline virtuaalne ekskursioon on Donetski oblastis asuv Svjatohirsk-Lavra. Ning hoidke see link alles, et te saate seda virtuaalset ekskursiooni võimalust kasutada. Svjatohirsk-Lavra on üks kõige vanematest õigeusu kloostritest ja mõned inimesed usuvad, et kiriku asutajaks oli 11. sajandil püha Nikon, kuid teadlased seda teooriat ei ole laialdaselt toetanud. Klooster ise asutati 16. sajandil ja selle mõned vanemad osad pärinevad üle 400 aasta tagusest ajast. See vaimne keskus on mänginud olulist rolli piirkonna religioosses ja kultuurielus juba sajandeid. Siis Svjatohirsk-Lavra vanimate ehitiste hulka kuuluvad koopakirikud ja kongid, mis pärinevad 13. ja 14. sajandist ja maavaalsete hoonete hulgas on üle 400 aasta vanune Nikolai kirik. Teised kirikud ja kloostrihooned ehitati hiljem ja 17. ja 18. sajandil. Ning Lavra kirikud kannatasid ka märkimisväärselt kahju Vene agressiooni tõttu ja eriti 2022. aasta suvel. Näiteks kõikide pühakutes keet põles täielikult maha, kahjustatud sai ka püha kaitsekirik, püha uinumise katedraal ja kloostri pühad väravad. Kuid õnneks tänu virtuaalekskursioonile, mis loodi 2020. aastal, me näeme ikkagi neid kirikuid veel tervena. Ja siin on siis kõikide pühakute kirik, kaitsekirik ja selle sisemus. Mul on ka teile väike video, et mõistaksite, millised on võimalused, mis kaasnevad virtuaalekskursiooniga. Ja ma saan natuke rääkida ka pühast kaitsekirikust, mis on siis siin videol näha. Siis Jumalamaa kaitsekirik Svjatohirsk-Lavras ehitati 1850. aastal. Me näeme seda siin. Seda kaunistati alles 21. sajandi alguses. Kiriku seinamaalingud on eriti tähelepanuväärsed, kui nad loodi freskotehnika abil, mis on haruldane, kuigi huvi selle tehnika vastu on taaselustunud. Ja kirik on maalitud Bütsantsi traditsioonide järgi pöörata sellist tähelepanu pühendumisele Neitsi Maarjale. Ja see kajastub ka seinamaalingutes, mille hulga kuuluvad siis ka Jumalamaa eluga seotud pühad stseenid. Ja siin veel üks kirik. Ja siin me näeme siis auväärsed isade kirik. Nii et sellest räägin ka mõne sõnaga.
Need sümbolid, mida kasutatakse kaasaegsetes kirikutes ja ornamentika, siis me näeme siis ka siis varase ristiusu sümboleid. Auväärsed isade kirikus on kaasaegsed seinamaalingud, mis on inspireeritud 12. sajandi Bütsantsi freskodest. Ja siin on ka mõningaid Gruusia ja Serbia näiteid. Lavral on ka muuseum ja muuseumi kabel. Ja siin on ka muud virtuaalsed ekskursioonivõimalused, mis annavad ka hea ülevaate. Virtuaalsed ekskursioonid on paremad kui fotod ja videod, sest kasutajad saavad ise kontrollida, mida nad vaatavad ja see tekitab sellise tunde, et sa oled koha peal. Erinevalt staatilistest piltidest ja eelnevalt toimetatud videotest, montaažist, siis sellisel viisil saab ekskursiooni kasutaja vaadata ruumi erinevate nurkade alt, vaadata täpsemalt detaile, liikuda selles kohas ringi, muudates selle elamuse realistlikumaks ja informatiivsemaks. Ja virtuaaltuur ei võimalda meil ainult külastada neid kaotatud mälestisi interaktiivselt, vaid annab meile ka detailset informatsiooni, millised on siis arhitektuurilised ja kunstilised omadused ja me saame analüüsida erinevate piirkonna kultuurilist mitmekesisust ja nende tähtsus kasvab sõjal juba mitmel põhjusel. Kõigepealt nende dokumenteerimine ja säilitamine, sest digitaalsed mudelid jäädvustavad mälestusmärke enne, kui need hävitatud on. Ja see tähendab ka tulevane rekonstrueerimine on võimalik. Teine on teadusuuringud, 3D modelleerimine, panoraamvaade, fotograafia, see võimaldab uurida nii kirikute arhitektuuristiile kui ka sisekujundust, süvendades ka teadmisi kultuuripärandist. Siis veel ligipääsetavus ja populariseerimine, sest virtuaalekskursioonid muudavad selle pärandi kättesaadavaks rahvusvahelisele publikule, mis on eriti oluline, kui füüsiline juurdepääs nendele kohtadele on piiratud sõja tõttu. Veel üks põhjus on loomulikult hariduslik väärtus, sest see aitab õpilastel, teadlastel ja restauraatoril uurida ajalumälestisi detailselt, isegi kui need on juba hävitatud. Ja veel üks põhjus on rahvusvaheline teadlikkus, sest digiprojektid pööravad ülemaailmset tähelepanu kultuuripäranda hävitamisele probleemile, aidates säilitada ajaloolist mälu. Ja nüüd meil tekib võib-olla ka küsimus, et kas on võimalik luua virtuaalne ekskursioon, mis tugineb mitmel fotol, mis ei ole eriti hea kvaliteediga ja vastuseks on jah. Ja hiljutised edusammud on võimaldanud ka tehisaru kaudu luua virtuaalsed ekskursiooni, isegi illustatud madala kvaliteedi fotomaterjalidest, kasutades kujutuse täiustamise modeleid ja näiteks superresolutsioon, selleks, et kasutada algoritme ja saab sellega rekonstrueerida puuduvad alad ning genereerides 3D stseene, kasutades Neural Radiance Fields lähenemist, siis on teadlastel võimalik digitaalselt rekonstrueerida osaliselt hävinud või ligipääsmatud asukohad. Ja kuigi täieliku ruumilist tõepära ei ole võimalik saavutada ilma põhjaliku dokumentatsioonita, siis need meetodid aitavad meil säilitada ja tutvustada kultuuripärandit digitaalsete kogemuste kaudu. Nii et virtuaalsed ekskursioonid ei ole mitte ainult vahend kaetud arhitektuuri ja pühapaikade uurimiseks, vaid ka võimas vahend kultuuripärandi säilitamiseks ja uurimiseks, eriti sõja ja hävingu ajal. Ja mina soovitaks kõigil kasutada seda tööriista igal pool, kus te saate seda teha ja suur tänu tähelepanu eest. Ja ootan küsimusi, kui teil neid on. Thank you very much. Aitäh. Kas meil on küsimusi, kommentaari? Palun. Mul on selline küsimus.
Minu jaoks on ilmselge, aga ikkagi ma tahaks, et teie ka vastaksite sellele küsimusele. Miks venelased, nad on ju õigeusklikud, aga nad panevad sihiks just selliseid objekte, mis on kultuurilised väga väärtuslikud just õigeusu inimeste jaoks, nii et nad hävitavad tegelikult kirikuid, aga nad on ise kristlased, õigeusklikud. Miks nad sooritavad nii suurt pattu? Sest seal ei ole ju sõdureid. Miks nad teevad seda? Ну, прежде всего, нужно посмотреть, а где же эти критерии православия? Vastus on selline, et kus on tegelikult need õigeusu kriteeriumid, et kus on see piir nimetada ennast ühtemoodi ja olla see on kaks erinevat asja. Nii et jah, agressioon võtab erinevaid vorme ja me näeme seda. Meie ülesanne on eristada ja mõista ja näha kurjust ja näha ka headust ja näha ka seda hunti lambanahas. Ja näiteks minu ettekanne alguses me nägime, et kõik kannatavad, kõik usuorganisatsioonid kannatavad, et lihtsalt minu uuringus oli siht ikkagi õigeusukirikutel, sellepärast ma aktsenteerisin seda, aga kui ma võtame need kõiki usuorganisatsioone, mis eksisteerivad Ukrainas, nad kõik kannatasid, seal ei olnud mingisugust valikut nagu nende vahel. Ja kuna õigeusukirikuid on Ukrainas just enamus ja need olid kõige levinumad idas, see on loogiline, miks õigeusukirikud kannatasid, et jah, selline lokaalne faktor. Kommentaare? Sa rääkisid virtuaaltuurides, et see on tõepoolest vägev, kui meil on võimalus näha midagi, mis enam ei eksisteeri. Läbi selle virtuaaltuuri me saame seda teha. Mis puudutab aga tänapäeva muuseumid, kui me tahame taastada midagi, mis enam ei eksisteeri, see on tõesti põnev. Aga kui näiteks muuseumis tehakse virtuaaltuuri oma näitusest, milline on sinu arvamus? Kas see virtuaaltuur peaks olema tasuta või tasuline? Ja kui tasuta, kuidas saab muuseum teenida siis? Tänan vastuse sees, me teame ka, et sel aastal meie Rahandusministeerium tegelikult vähendas kõikide kultuuride asutuste rahastust, minu meelest 4% langus on nüüd. Kuidas siis teenib muuseum? Tänan. Vastus on selline, et kõigepealt ma näen virtuaaltuuri kasutamise võimalust järgmiselt. Kui inimene tuleb muuseumi, tuleb näitusele ja kui muuseumis on juba loodud virtuaaltuur, mis tutvustab neid ekspositsiooni, need näitused, mis varem oli olnud, et lihtsalt me panime midagi uut, aga tegelikult sa muuseumis saad ülevaadet selle kohta, mis on pakutud, millised olid eelnevad näitused näiteks, et see on nagu vaade minevikku, siis sellisel juhul ma arvan, et see peaks olema pileti hinna sees. Inimene tule lossi ja talle siis antakse võimalus näha, milline on praegune näitus ja läbi virtuaaltuuri näiteks tutvuda sellega, mis oli muuseumis enne. Ja minu meelest, Irina, see on päris hea idee. Aitäh selle näputäie eest, ma arvan, et meie võime ka seda kasutada. Ma tahaksin ka arendada sinu mõtet sellises võtmes. Ma arvan, et iga kultuuriinimese ülesanne on panustada hävitatud kultuuripärandi taastamisele ja näiteks
kui selline kultuuriasutus ikkagi avaldab oma pangakontot, siis peab ikkagi toetama, panustama rahaliselt, aidata Ukrainat, et me peame kõik ikkagi midagi panustama, et minu meelest meil on täna ka üks ettekanne sel teemal, kuidas Ukrainat ikkagi aidata. Meie mõtleme, kuidas säilitada neid lugusid, need osad ajaloost, mida me saame taastada, aga siin me räägime ikkagi sellest, et on hävitatud päriselt. Ma ei taha seda sõna päriselt öelda, aga me teame, et see aeg on päris pikk. Et ikkagi taastada originaali on üks asi, aga teha koopia on teine, siin on erinevus. Ja see on hirmus ja siin mingisugune raha ei aita. Aga need virtuaaltuurid, ma arvan, et nad peavad lisama ka sellise lingi, kus me saame neid toetada. Et see on ka oluline ja meie kultuuriasutuste töötajate ülesanne on ka sellest rääkida, sellele tähelepanu pöörata. Tänan teid suurepärase ettekanne eest. Minu nimi on Mihhail. Selline arvamus, et Elena küsis, kas see tuur peaks olema tasuline või tasuta. Ja mina ja minu kolleeg vaatasime just selle virtuaaltuuri ja meil tekkis soov minna sinna ja vaadata oma silmadega. Ja minu meelest see on väga hea reklaam. Ainus asi, mida me ei ole kuulnud võib-olla, et kuivõrd on see kirik päriselt hävitada saanud. Et ma tean, et see Lavra on praegu okupeeritud territooriumil või ta on ikkagi Ukraina territooriumil. Tänan. Ja minu esitlusel me nägime ikkagi seda, et enamus hooneid on kannatada saanud, aga see puidust hoone näiteks ta on päriselt hävitatud. Kõikide pühakute kirik. Mul on hea meel, et teil tekkis soov külastada Lavrat, aga kahjuks praegu on see olukord seal hoopis teine, et võrreldes aastaga 2020. Ja veel, küsimus on sellest, kus see asub, mis maa-alal, et minu meelest, ma ei tea, kas Lavral, aga selles linnas Svetogorsk linna okupeeriti sillani, jõeni oli see linn venemaalaste käest, aga mis on seal üle teisel kaldal, on tegelikult see Ukraina territoorium, ta oli pärast vabastatud. Ja ma tahangi täpsustada, et Svetogorsk on meie Ukraina ala. Ma olin seal 2023. aastal. Seal näiteks küpsetakse leiba ja tuuakse inimestele, kes on kõik kaotanud ja politsei samamoodi nagu korjab seda ja viib seda laiali. Svetogorsk on hävitada saanud, aga ikkagi midagi on seal jäänud, et see klooster ikkagi jätkab oma tööd. Lavra. Küsimusi ja kommentaare, siis veel kord teeme aplausi, aitäh!